Mõlemad vennad olid ülal glorietis. Jänö köidetud tugitooli, asetatud lahtise akna ette, mis avanes mere poole. Feodor aga istus suure kiikri ees ja uuris läbi selle merelankrus hällivat sõjalaeva. Kõneles ajuti, jutustas ära, mis sündis laeva tekil, mida nägi aknail. Laevaaknad pimenevad ükshaaval. Ainult üks on veel valge, kapteni oma. Ka see kustus. Kõik juba puhkavad, issanda rahus. Head ööd. Noh, Veli, nüüd siis järgneb kohe ilus vaatus sinu jaoks. Mu sangarid istuvad juba kõik oma venedes ja uiskpaatides. Üks kellalöök on märgiks, et kõik on korras. Sellega jättis ta Jänö üksipäini glorietti. Kinni seotud mees sai kuidagi ühe jala välja köidikuist, nii et see küünis põrandani. Selle abil nihutas end nüüd ühes tugitooliga kuni akna simsistikuni, mis ulatas põranda ääreni ning ühe viimse meeleheitliku pingutusega suutis ümber paisata tooli, millel istus, aknast välja, sügavikku. Seetõttu ei olnud enam ühtki vaatust. Feodor sammus alla söögiruumi, kus ta tavalisti kellanööri oli sikutanud, helistamiseks. Kell oli peidetud pikuti 2 jaotatud torni teise poole umbruumi. Nägi ehmudes, et nöör on ära lõigatud. Tormas hirmunult kõrvaltuppa, kus magas Mašinka. Säng oli tühi. Jooksis tahatuppa. Ka poiste magamisase oli tühi. Avatud aken ja tuules kõlkuv seos ütles talle, kuhu nad jäänud. Lohutus vihas tormas üles glorietti, et kõik oma äpardanud kättemaksu lämmatada veel järele jäänud ohvri verega. Ka see oli kadunud. Ta ei leidnud teda sealt. Vaatas alla. Kuhu ta võis ära lennata? Karjus ta nime pimedas vihas. Ei vastanud ükski hääl. Ainult lained kõnelesid midagi kalda kaljudele. Ja kui ta heitnud pilgu laeva poole, jooksis tal üle selja külm jubedus. Kõik selle aknad olid valgustatud. Laevamehed rivistusid rindkaitsete taga. Olen ära antud, rögises ta meeleheites ning salgas ära kuradi. Ka teda ei ole. Midagi ei ole.